Tõsiasi, et Eestis saab antibiootikumi ravimina kasutada vaid arstiretsepti alusel, toetab nende vastutustundlikku levitamist ja hoiab seega nii meie tervist kui ka keskkonda. Kuid üheks ohuks meie tervisele on aegunud ja üleliigsed ravimid. Kui nüüd inimene leiab kodust ravimid, mis on aegunud või mida tal enam vaja ei lähe, siis need tuleks tegelikult tuua apteeki. Eestis võtavad kõik apteegid aegunud ning ülejäänud ravimeid vastu. Ravimite äratoomine apteeki ei ole üldsegi aeganõudev protsess. Tuleb lihtsalt kaasa võtta, apteeki sisse astuda ja kõik, see võtab aega umbes paar minutit. Et sõltuvad lihtsalt sellest, et kuna apteekriga jutule saab. Apteek võtab ikkagi vastu ainult ravimeid. Sinna alla ei kuulu toidulisandid, süstlad ning ka kraadiklaasid. Aegunud ja ülejäänud ravimite apteeki toomises ei olegi mitte midagi keerulist. Tuleb lihtsalt võtta kõik need ülejäänud ravimid kokku, leida endale lähim apteek ja pöörduda siis apteekri poole. Et midagi selles mõttes ülemäära keerulist ei ole, et tuleb täita lihtsalt vastav paber ära ja ilma igasuguse lisatasuta võetakse siis need ülejäägid vastu. Aegunud ravimid, ülejäänud ravimid peaks tooma kindlasti apteeki just sellepärast, et kui need ravimijäägid satuvad meid ümbritsevasse keskkonda, siis need võivad kahjustada meie loodust ja meie tervist. Kui vetsupotist alla visata antibiootikume, siis tüüpiliselt selle kõige suurem oht on see, et ka veekeskkonnas on võimalik, et teatud kontsentratsioonist kõrgemal hakkavad arenema välja haigustekitajad, mis on resistentsed selle konkreetse antibiootikumi vastu. Ja keskkonda selliste haigustekitajate aretamine kindlasti ei ole tervishoiu seisukohast kasulik. No, statistika näitab, et tegelikult Eestis tuuakse ikkagi võrdlemisi vähe veel neid aegunud ravimeid apteeki ära. Tegelikult näha on, et inimesed toovad neid, teadlikkus on suurenenud, aga reaalsus on, et võiks tegelikult veel rohkem tuua. Mida aeg edasi, seda rohkem keskkonnateadlikumad inimesed ka on. Et nad on teadlikud, et erinevad ravimijäägid võivad sattuda keskkonda, et nendega tuleb kuidagi tegeleda ja eks seda informatsiooni jagatakse ka inimestele ja seetõttu on suurenenud ikkagi see protsent, et inimesed on teadlikumad ja nad toovad oma aegunud ravimijäägid ära. Ei ole olemas kindlalt joont, et mida kõige rohkem apteeki ära tuuakse. Need ravimid varieeruvad tõesti seinast seina. Kõige rohkem võib-olla me näeme ikkagi antibiootikume, kuna neid jääb mõnikord üle, kui on ravimikarp suurem olnud, kuid väga tihti jõuab ka meie juurde väga lai amplo erinevaid ravimeid, eriti kui on näiteks olnud lähedase kaotus ja tuuakse vanad ravimid siis apteeki ära. Oma koduapteeki võiks ju tegelikult kontrollida iga paari kuu tagant. Vaadata üle, kas on midagi puudu, vajadusel midagi juurde osta ja kui on midagi juba aegunud, siis tuleb kindlasti need jäägid kokku panna ja hoopis apteeki ära tuua.